Akende pesu seostub kindlasti paljudele vanade ajalehtede üles otsimisega, sest need on vaja ju ära kortsutada, et saaks pärast akna ilusti läikima ja kuivaks müükida. Nüüd pole enam seda vaja. On ju nii, Andrus? Täpselt nii, see ongi. Et sellega seoses tuli mul meelde üks sükene vägev lugu, kus vanasti lapsepõlves ma elasin vanas talumajas ja seal oli ruudulised sellised aknad, mida siis pidi iga kevad nagu läikima lööma. Ja täpselt sama lugu nende ajalehtedega. Kõik kohad olid need ajaleputsusid täis ja see aken ei tahtnud puhtaks minna, sest ikka jäid sinna triibud ja jutid ja no, nii ta kippus olema. Väga ebameeldiv. Aga nüüd ma saan aru, sa oled oma selle lapsepõlve sellest hirmusest asjast üle saanud, nüüd sul on hoopis teised vahendid, millega sa akneid puhtaks teed. Kuule jah, et aeg on edasi läinud ja teadus areneb, et praegu on nüüd siis välja töötatud selline puhastusvaha, mis siis korraga teeb kõvad pinnad puhtaks ja samas nad siis ka vahatab ära. Mis tähendab seda, et järgmine pesemine on palju kiirem ja palju lihtsam. Samas mustasid aknaid ei ole vaja märjaks teha, ei ole vaja eelnevalt pesta, loputada midagi. Lihtsalt mustale aknale peale, ära poleerida ja tulemus on nagu mega ilus. Seda me hakkame nüüd proovima ja näitama ka. Sellest ka see nimi siis. Veeta pesu puhastab ja vahatab ilma veeta. No proovime siis. Alati ennem kasutamist peab loksutama. Nii. Paar korda. Siuke ühtlane piimes vedelik, siis on töö valmis. Selle panete endale niimoodi ette? Või selle võtaks pigem kätte. Okay. Teen lapi ilusti kokku. Asume asja kallale. Näed, algul on siukene nagu valge on. Ja siuke vaham. Ja, aga peale poleerimist on kohe nagu tulemust erinevus näha. Mustus tuli lapi sisse ja nüüd lihtsalt siis keeran teise poole. See on kuiv ja vaata poleerida, siis võtab selle üleliigse vaha ära ja ongi tulemus käes. Ja meil läks reaalselt selle aknaruudu puhastaks praegu siia-sinna, ütleme 15 sekundit. Ühe poolega, teise poolega ja tehtud. Valmis. Nüüd proovin mina ka. Seest poolt on aken tehtud, aga väljaspoolt tuleb ju ka teha. Kas te näete mind? Mina näen seda, et see aken on ikka väga must. Nii, kõigepealt, kuidas siis jutt oli? Pihustan lapi peale. Nii. Ei valetagi, ütlen, et täitsa tore isegi niimoodi akneid pesta. Ja teise poolega ei ole teil mitte mingit jamamist vanade ajalehtedega. Põhimõtteliselt igale poole sobib see siis või kuidas? Veetapesuga on see lugu, et tavaliselt nagu inimesed ei usu siukseid asju, et nagu üks asi, mis sobib kõige jaoks. Tavaliselt nii ei sobi. Aga nüüd te murrate siis? Juba mitu aastat oleme Eestis murnud seda. Ja sama lugu on, et prillidega, et päikseprillid, lugemise prillid, et nädalas korrad, et selle vahaga neid prille, siis täpselt sama efekt, et mustus ei hakka külge, aeg-ajalt kergelt lapiga üle. Vedeliku kasutad ainult korra nädalas. Aga äkki on kodus mõni selline paharet, kes šokolaadikommi, peale näpu, käime šokolaadi kokku. Täitsa puud juhuslikult läheb niimoodi šokolaadiga. Šokolaadiga läheb niimoodi vastu klaasi. Umbes teeb niimoodi. On abi. Jaa, kui on väiksed lapsed ja koduloomad, kes armastavad peeglite vastu käia, jälgi maha jätta sinna, et täpselt samamoodi. Kui ükskord selle veetapesuga see pind ära teha ja järgmine kord samamoodi juhtub, et läheb näiteks näpuga või ninaga läheb koer vastu, siis isegi vedelikku pole vaja tavaliselt kasutada, sest vahakaitse on siin all, pind on libe ja piisab korralikust mikrokütlapist ja pinnad üle tõmmata ja tõesti nagu kogu aeg on läigib, puhas. Kaua ma ühe sellise potskaga hakkama saan? Tead sa, ma vaatan, seda läheb tegelikult väga vähe ju. Kogu selliselt läheb nagu maru vähe, et see oleneb jälle kasutamise harjumusest. Et kui sa nagu esimest korda ostad selle ja hakkad kasutama, siis tavaliselt inimesed nagu ujutavad kõik kohad üle. Et tegelikult nagu ei ole mõtet, et lased lapi peale, lapp on selle vedelikuga koos, sa saad selle märja lapiga, mis on selle vahaga koos, sa saad väga palju erinevaid pindasid juba üle tõmmata, et ei pea üldse nagu igal poole pihustama. Kulunurm oleneb kahest asjast siis, nagu ma ütlesin, et kui oled varem kasutanud, siis kasutad lapipinda. Ja teine asi, kui on vahatatud, siis tõesti nagu seda vedelikku praktiliselt ei kulugi. See on väga keskkonnasõbralik toode, et ta on looduses lagunev, pH on tasakaalus ja siis ongi niimoodi, et ta ei söövita pinda, vaid ta lihtsalt siis puhastab. Et ei pea mingisugused kaitsevahendid olema, et sellest on kodulehel on meil täpsemalt räägitud ka, et kõik see keebiline koostis, ohutuskaardid ja asjad, et selles mõttes ta on tervisesõbralik. Näete? On parem. No see on ilmselge, et mida suurem pudel, seda soodsam hinda, aga kus kohast ma seda asja osta saan? No ütleme niimoodi, et kes on harjunud poest ostma, siis meil on koostööpartneriks on Pereoptika prillipoed, 35 prillipoodi üle Eesti.
ja prillipoes on siis müügil selline komplektikene, mis on ilus ka kinkekarbi sees ja sellest pudelist prilli puhastamiseks jagub aasta-2. Et korra nädalas vedelikuga teha, väga okei. Ja mis on prillipoe juures hästi hea on see, et inimene, kes veel ei usu sellesse tootesse, kes ei ole varem kasutanud, kellel ei ole kogemust, siis nagu mul ei olnud enne tänast. Vot, siis ongi, et lähed näiteks pereoptika prillipoodi, võtad oma telefoni ja palud müüjal selle üle teha ja tunned, kas on libe või ei ole. Et igas prillipoes on niisugune väikene tööpudelikene, millega siis saab tasuta nagu testida koha peal. Aga ma võin juba ära öelda teile, et ei pea isegi sinna testimine, võite kohe tellima hakkas, see tõepoolest toimib. Tohib küll. Meil on e-poes, mida suurem on pudel, seda soodsam on milliliitri hind. Kui te tahate tunda ennast väga tähtsa inimesena, eks VIP-na, siis on olemas ka kliendikaart. Täpselt nii, et meil on Veetapesul nüüd uus kliendikaart, et siis 2 sõnaga, et see on tasuta, selle saab e-poes ostukorvi juurde lisada, meie registreerime ostu ja te saate iga kord täna ja tulevikus igalt ostult raha tagasi. Pluss me oleme koostööpartner Cashback Worldile, see tähendab seda, et Eestis üle 700 ettevõttes saab seda kaarti kasutada. Terves maailmas 47 riigis ja kuskil 300 000 ettevõtet.